donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust jälle. Meie siis lahkume Šibenikist ja oleme teel Spliti poole. Näed, siin on tuletõrje depoo neil. Et sõita pole palju, ainult 90 kilomeetrit umbes. Aga tee peal teeme siis peatuseid. Oleme lubanud kella 9 kohal olla. Nii et meil on kusagil peaaegu vist 2 tundi sutast puhveraega, mida siis kusagil parajaks. Trogirris tahtsime peatused ja Trogirri linnas, et seal siis võib-olla teeme natuke pikema pausi. Ja muidu siis ootab Split siin, me käisime poes eile. Tegelikult me käisime siin Tommis, see oli siin nurga peal vist. See juba möödas. Ei ole, näe, siin nurga peal, siin Tommi poes käisime. Siuke väike kohalik pood. Nüüd siis sõidame siis Splitti. Väike peatus siis teel Šibeniki Splitti. Kus puu on ära kuivanud üks. See väike saar, mis sealt paistab, on siis Krapani saar ja pidi olema siis Aadria mere ranniku kõige väiksem ja kõige madalamal asuv saar, asustatud saar siis ja elab seal siis umbes 200 inimest. 300 meetrit on vahemaa mandrist. Siis elavad seal. Aga meie liigume edasi Spliti poole. Vaatada midagi. Hollandused sõidavad meil ees. Kahtlaselt valet keelt räägivad olema. Saksa keelt. Seelik peegeldab küljeklaasist pillides. Me Dalmaatsia piirkonnas iseenesest on see nimetatakse. Ja Dalmaatsia koerad on ka siit pärit. Pidid olema vähemalt aretatud siin Dalmaatsia piirkonnas. Aga nad ei pidanud siin väga popid iseenesest olema, et inimestel ei ole neid eriti. Et rohkem on kasside teema, kasse pidi palju olema. Mõningaid kasse me oleme isegi näinud ka. Järgmine küla hakkas niimoodi praegu, et eelmise küla lõpumärki ei ole. No nii, jõudsime Trogirri linna. Parkisime auto ära siia parklasse. 10 kuna on tund parkimine. Ja Trogirri siis saame siit üle silla sinna teisele poole jõge. Nüüd lähme vaatame. Lähme Trogirri kindluse juures siis. No nii, tulime siis siia kindluse sisse ka. Kamerlengo kindlus oli selle nimi. 25 kuna on pilet, nii et 50 kuna. Me ronime sinna üles ääre peale siis. Siit trepist ronisime siis ülesse. Nüüd avaneb vaade Trogirrile. Palmid on ägedad terve allee sedasi. Hästi kihvt.
Tahtsin seda ka filmida natukene. Hakkame siis Spliti poole edasi liikuma. Ka Kirriga on vaid lühike tutvus tehtud ja meie levi ka seal. Seisab seal. Jõudsime siis Spliti kohale. Parkisime auto ära, tegime check-in'i ära. Me oleme siin sellises parklas. Suures on isegi üsna jupp maad meil minna sinna ööbimismajja, nii et me lähme siis nüüd jalgsi viime oma asjad ära ja siis saan tuba ka näidata. No nii, jõudsime kohale, asju andis ikka taritad, et see on nii palav on ka väljas. 34 kraadi ju palju see väljas on. Aga saime kohale. Et selline tuba siis. Väidetavalt siis 4 tärni elamine peaks olema. Tšau. Siin on duširuum. Ja vets on meil siin ka selline kenasti olemas. Nii et kõik korras. Koridoris ukse taga on siis selline ala, siin saab suitsu teha ja siit siis saame õue minna. No võt, selline ta siis on. Villa Desidera Luxury Rooms. No siit tänava pealt siis saame minna. Vaatame, lähme linna peale Spliti linnaga tutvuma. Sellised tänavad siin siis. Spliti kesklinnas siis. Siin on turuosa. Viiakse siin. Siin kitsas tänavas on mõnus jahe. Muidu on siin nii soe üle 30 kraadi kõvasti. Tulime siis sööma sellisesse kohta Corto Maltese, et see omanik, kus me oleme, tema siis soovitas meile seda söögikohta ja ma siis otsustasin esimest korda ära proovida oma elus mõõkkala ja Arvi võttis tuunikala prae, nii et saame näha. Saime siis toidud kätte, see on siis minu mõõkkala ja siin on siis Arvi tuunikala. Tegelikult peaks ootama, kuni ta uued joogid toob, siis on parem pilti teha, ma arvan. Käisime siis poes vahepeal ja nüüd liigume siis oma hotelli poole tagasi. Ja mõte on, et äkki siis läheks täna vaataks randa ka, et läheks käiks ujumas, äkki õnnestub. Päris kindel, kas meil õige tänav. Küll me siis teada saame, kas oleme või ei ole. Paistab. Ei tea, mis siin toimub. Niisama või? Nojah, läheme edasi. Hommikust, meil on jälle uus päev tulnud. Täna on siis pühapäev ja 9. juuni. Ja meie oleme siis sõitma Splitist ära ja sõidame siis Dubrovniku poole. Ja selleks siis, et
Dubrovnikus siis esmaspäeva õhtul, homme õhtul siis läheme praami peale. Aga enne siis vaatame natukene Dubrovniku linna ka üle, kuidas seal on. Splitis oli minu meelest väga palju turiste. Meeletult turiste ikka, et linn on täis ja kusjuures tegelikult ei ole ju see õige hooaeg veel alanud, eks ole. Aga kohutavalt palju turiste ikkagi. Ma arvan, et Dubrovnikus ootab meid sama ees, kui mitte rohkem veel. Dubrovnikus on eriti venelasindi palju. Ja. Aga no saame näha. Et sõidame siis nüüd Dubrovniku poole. Tee peale jääb meil ju Bosnia-Hertsegoviina. Jah. Et saame seda riiki ka natukene siis kaeda. Küll vist ainult mingi 20 kilomeetrit, aga... Siuke müstiline paik nagu Bosnia-Hertsegoviina. Aga no vaatame, kuidas see piiriületus kulgeb. Et läksime siis. Tahtsin neid maksupunkte ka näidata. Siit me võtame pileti, kiirdepileti ja siis mingi hetk, kui kiirdet maha sõidame, siis maksame. ...300 meetri pärast suundu paremale. Seejärel sõida kiirteele. Saab pileti siis. Tõkkepuu üles nüüd. Vaba vesi. Sõida ainult. Sealt me siis tulime. Ja sinnapoole läheme. Ja me oleme siis peaaegu suht koht nüüd Bosnia-Hertsegoviina piiri ääres juba. Et veel sutsumaad ja olemegi kohal. Aga vaated on siin ägedad. Hästi kihvtid mägede vahel. Aga natuke maad veel ja saamegi edasi. See peaks olema piiripunkt tõsse. Vaatame siis, kas dokumente ka küsitakse. Ilmselt ikka küsitakse. Vaatame seda järgi. Siin on politsja. Hertsegoviina. Ja Horvaatias saime siis läbi. Jõudsime Bosnia-Hertsegoviinasse. Ilmselt seal vaadatakse dokumente korralikumalt veel. See nagu ei tahtki, see ainult korra viipas ja läksime edasi, vaatas, et on Euroopa Liidu ID-kaardid ja läks. Aga no vaatame, või ongi Bosnia-Hertsegoviina, polegi rohkem vaja või? Fakt on see, et Bosnia-Hertsegoviinas silti oli Bosnia-Hertsegoviina, nii et olemegi siis juba kohal. Siin ei paista nagu mingit rohkem mingit seda Dobrodošli. Et siin ei paista nagu mingit seda punkti rohkem. Võtta kõik. Nii lihtsalt see käiski. Ma pean kiiresti filmima natuke Bosnia-Hertsegoviinat ka. Meil on 20 kilomeetrit seda sõita. Pärast jäetakse Horvaatiasse tagasi, siis ei saa midagi näidata. Kuigi pilt väga eriti ei erine sellest, mis seal piiri ääres oli. Aga ilus kant. Hästi ilus kant on. Jah. Hästi ilus kant. Kaamera on. Väikse jalasirutuspeatuse ka Bosnia-Hertsegoviinas, siis on ikka jalg maapinda puutunud, Bosnia-Hertsegoviina maapinda. Aga äge. Sealt tulime siis autodega. Olemegi jälle piiri peale, nüüd siis jõuame siis Horvaatiasse tagasi. Tundub nii. Olemegi jälle Horvaatias tagasi. Näitasime oma dokumendid ette ja midagi suuremat nagu ei päätudki. Uuesti Horvaatias. Nüüd siis on veel Dubrovnikusse meil 57 kilomeetrit. Polegi enam palju sõita.
arvame, et see peaks seal Dubrovnik olema, mis paistab. Tundub seda. Et hakkame kohale jõudma 3 kilomeetrit peaks ainult hotellini olema. Pööre vasakule. Jõudsime Dubrovnikusse kohale, parkisime auto siis ära siia alla parklasse ja nüüd siis lähme vaatame tuppa ka. No nii, näitame siis hotelli tuba siit poolt ka. Seest poolt, enne ma näitasin allparklat ainult. Siuke väike tuba ja vannituba on selline. Hostelli kohta on täitsa okei. Pole midagi ette heita, ma arvan. Näitan hotelli aknast vaadet ka. Siin on need laevad, siit me peaksime siis kusagilt saama ise ka laeva peale, et Itaaliasse siis homme sõita. Meie vist üleval on jah midagi. Ma ei tea. No, aga liigume natuke linna poole, vaatame, mis linnas on. Me saame siit otse või? Linna poole. Siin on siis toidupood, et siin on sellised tommipoed on. Et lähme käime siis tiirupoes, ostame midagi endale süüa ja siis vaatame, mis me täna edasi teeme, et otsustasime, et vanalinna peale lähme üldse homme, kuna homme meil on aega rohkem, et täna lähme poodi ja vaatame siis edasi. Tere hommikust siis. Täna on siis kätte jõudnud esmaspäev, 10. juuni ja see on siis see päev, kui meie hakkame sõitma Dubrovnikust ära Itaaliasse Parisse. Vaatasime, et meie laev on juba ette tulnud, et see peakski meie laev olema. Jadrolin ja Dubrovnik on laeva nimi. Aga välja läheb ta alles õhtul kell 8, nii et nüüd meil on terve päev veel aega. Praegu on kell alles 9 hommikul. Et eks meil on siis nüüd aega linna peal jalutada, et õnneks oma asjad saame panna autosse ja hotell lubas lahkesti, et me võime auto jätta nende parklasse. Nii et me seda muret ei ole, et kus me selle auto ja asjad nii kaua hoiame, et need saame siin hoida, ise lähme siis Dubrovnikuga tutvuma. Jõudsime siis Dubrovniku vanalinna. Oli ikka üks maad vantsida siin 3 kilomeetrit muudkui üles mäge. Ja nüüd me oleme jõudnudki siis Dubrovniku linnamüüri juurde ja see siin peaks olema pilevärav, pilegeit, et kõige tähtsam värav, kus saab siis üles linnamüüri peale, kuhu meil ongi plaan ka minna. Linnamüüri ääres ja siin on mingite kanuudega või kajakid on, nendest saab sõita. Kanuud? Aga seal oli reklaam oli, et kajakkidega saab sõita, ma ei tea. Kanuud? Just go straight now. 20 quid to walk up the wall. Meeletu rahvamassa. Apelsinipuud filmin, näed, kus apelsinid kasvavad kõik. No nii, ostsime, vaata siia ka siis, kus sa lähed niimoodi. Lähme linnamüürile, ostsime piletid ära. 200 kuna oli ühele inimesele, nii et 400 kuna siis. Andis ikka ronida, võtab ka lõõtsutama.
Aga siit nad tulevad. Niimoodi lähevad. Järjest. Vaadagi ilus on see veevärv seal. Sealpool vaata nagu roheline üldse. Hästi ilus. Siin saab isegi ujuda siis, ujumisala on niimoodi piiratud nende. Siinpool samamoodi saab ujuda. Ja. Tulime siis nüüd korra siia kohvikusse ka siin müüri peal ja tellisime endale, mul on värske apelsinima ja Arvi tellis värske sidrunimahla. Nii et saab näha, kuidas need maitsevad. Et see värskendus kulus täitsa ära vahepeal. Mõnus. Nüüd liigume jälle edasi mööda müüri. Kell sai 12. See on ka kuju, see ei ole ju inimene seal. On jah? Ikka veel üles. Kuidas on? Väsinud? Jah. Siis viimane tipp vallutada, seal üleval ka ära käia. No nii, nüüd oleme siis siin kõige kõrgemal tornis. Linnamüüri pealt ronisime siis nüüd alla. Ja ronime uuesti treppidest üles, et minna selle köisraudteega sõitma siis. No nii, tuli välja siis, et köisraudtee oli suletud. Ei saanudki sellega sõitma minna. Ja mis siis muud, nüüd liigume siis alla linna poole tagasi, et vaatame, äkki saame siis natuke istuda ja puhata ja siis mängida ja siis mõtleme, mis edasi saab. No nii, lõpuks oleme siis praami järjekorras. Lõvi on siin juba ootamas. Ja läheme siin nende totsid on meie ees siin. Ja kusagilt siit siis hakatakse meid lõpuks praami peale laskma. Saime siis natuke edasi liikuda, nüüd ootame siin piiri, et ilmselt küsitakse dokumente, kontrollitakse. Siuksed pardakaardid on meil olemas, nii et saab näha.
No nii, dokumendi kontrollist saime läbi. Ma arvan küll, et rekadest kõrvale ritta, Ma arvan küll. Saame siis äkki laeva peale ka. Tuleb välja, et need rekad peavad ennast niimoodi tagurpidi praami ajama. See on nii vana laev, see oli 76. aastast pärit see Jadroliinja laev. Laeva nimi on Dubrovnik. Saimegi laeva. Edasi siis võtame oma asjad ja katsume kajuti üles leida. No nii, saime siis kajutisse sisse. Meil on siis see Lux Suite kajut. Et selline ta siis on. Et siit on meil telekas ja vannituba, seal on suur duširuum. Öeldi kohe, et best cabinet all on meil madam. Need telekad ja värgid ja kõik olemas, nii et. These are like an upset for officials, don't you? Thank you. Kuts ka laeva peal. Filmiks ka siin laevas sees, siin on päris süke, nagu Tallinki laevadki sellised, need siin on baarid ja inimesed saavad seal istuda. Et niimoodi on siis need, kes magamismattidega lihtsalt siin laeva põrandal sedasi siis panevad matid maha ja siis niimoodi magavadki siin. See oleks umbes süke nagu vaata seal Tallinki peal see, kus hommikus süüakse süke kohta. Ja siin küll hommikusööki ei olnud hinna sees, lastele mängutuba seal. Sellised on siis need, kes ostsid omale need magamistoolid on sellised. See oli siis nendest magamismattidest üks klass parem ja kallim hind, siis saad siin öö läbi siis öö veeta. Tahtsin näidata, kuidas nad paavst on siin käinud. Paavsti kohal on muidugi mingi valguslaik, paavst ei paista välja eriti. Aga mulle tundub küll, et nagu see suhtumine, et meil on see kallis kabiin vaata või see kajut on kohe teine. Ja kohe oli, vaata nüüd tuli ka kohe jooksu kõrda, oi, kas kõik on korras, mis viga, mis probleema. Et laevas on selline nagu kirikuruum või selline ka olemas. Siin siis pildid seinte peal. Viimast korda veel saab filmida siit. Nüüd hakkab väljas, hakkab juba hämaraks minema. Kõik on tuledes. Et meie hotell ka veel paistab. Hostel õigemini. Siin oli mingi suur kruiisilaev veel sees. Norviitsi on see. Väike loojem külas.